Tere! Mina olen toitumisterapeut Triin Terasmaa ja olen ka toitumisteraapia keskuse asutaja, kus ma täna töötan toitumisterapeudina. Ja meie seekordses Eesti toitumisteraapia assotsiatsiooni kevadkoolis ma räägin suhkrust ja selle liigtarbimisest, et kui palju meil nüüd toidus üldse suhkrut on, kus seda sees võib olla. Ja ma väidan, et täna ikkagi päris paljud inimesed liialdavad suhkruga. Ja vaatame, et kui ohtlik see kehale on ja miks peaks seda teadlikult jälgima. Et jagan teile slaide vahepeal, et vaatame seda esimest slaidi. Et see on nagu ka põhjuseks, et miks ma sellest teemast räägin, et täna on niimoodi, et me lähme poodi ja on sellised pikad värvilised letid igal pool. Et siin pildil on näha, ühel pool on sellised, ongi kohe suhkruga magustatud maiustused, teisel pool on sellised kartulikrõpsud, soolapähklid ja muud krõbuskid, millesse otseselt ju suhkrut lisatud ei ole, aga teisest küljest, mis tõstavad väga meie veresuhkrut ja on samamoodi kahjulikud. Et iga päev näeme ka televiisorist erinevaid reklaame. No näiteks, kui ema pakib lastele kooli kaasa šokolaadi või saiu šokolaadikreemiga. Et ägedad inimesed on need, kes joovad magustatud karastusjooke. Et mind paneb see lihtsalt muretsema, et ka juba sellepärast, et kui ma näen, et mida suuremaks ja iseseisvamaks mu enda lapsed saavad, et kui palju võimalusi avaneb neil iga päev saada erinevat suhkrut, erinevate värviliste kommide ja muude maiustuste näol, et see seab väga suurde ohtu nende hambad ja ka ülejäänud tervise. Et poeriiulitel on nii palju suhkruga lisatud suhkruga toiduaineid, et see justkui võibki ühest küljest jätta sellise mulje, et see oleks nagu normaalne. Aga tegelikult ju ei ole, et kui me igale toidukorrale juurde sööme midagi magusat. Ja lisaks tuleb siia juurde arvestada ka need toiduained, kuhu otseselt ei ole suhkrut lisatud, nii-öelda kiired süsivesikud, milleks on siis näiteks rafineeritud valgest jahust makaronid, pitsad, magusad puuviljad isegi, viinamarjad, melon. Et need toiduained ei pruugi ju tegelikult esmapilgul tunduda sellised, et nad tunduvad võib-olla tervislikud või tunduvad nagu tavaline toit, aga siiski need toiduained mõjutavad ka meie veresuhkru taset. Ja kui näiteks ütleme sellisele pastatoidule siis järgneb veel magustoit, siis sellises olukorras on see juba kehale liig. Ja vaatame edasi. Ühe slaidi ma võtsin panin mõned uuringud siia, et mittealkohoolse rasvmaksahaiguse tekkeni viib sageli siis selline suhkrurikas toit, milles on suur osa fruktoosi. Et fruktoos on siis üks selline toidus ka loomulikult esinev suhkruliik. Näiteks magusamates puuviljades ja köögiviljades, et selles mõttes tuleb arvestada. Umbes 25% Euroopa Liidu inimestest siis on juba diagnoositud mittealkohoolne rasvmaks. 25%, et see on 1/4. Ja rohkem kui pooled täiskasvanutest ja 1/3 lastest siis Euroopa Liidus meil on ülekaalulised või rasvunud. Ja peamise põhjusena on siis välja toodud lisatud suhkruga jookide tarbimine. Eesti riigi terviseportaali kohaselt 2019 aastal on Eestis siis 1/5 täiskasvanutest rasvunud ja 16% lastest on ülekaalulised või rasvunud. Et need on väga suured arvud. Ja Tervise Arengu Instituudi kooliõpilaste uuring ütleb, et ülekaaluliste
sealhulgas rasvunud, et siis see rasvumine on nagu ülekaalu suhtes juba järgmine aste. Et siis 11, 13 kuni 15 aastaste õpilaste osakaal on suurenenud siis 2001. aastast kuni 17. aastani keskmiselt ligi 3 korda. Et see ülekaal ja rasvumine suurenevad päris jõudsalt. Vaatame korra, tuletame meelde, et mis suhkru tarbimine siis on tervislik, mis on lubatud. Et need on siis nüüd Eesti toitumissoovitused ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitused. Alla 10% päevasest toiduenergiast, vähem kui 50 grammi. Et 50 grammi päevas on soovitus. Maksimaalselt oleks see siis. Aga tervislik on rõhutatud just, et tervislik on alla 5%, see tähendab vähem kui 25 grammi päevas ehk 4 teelusikatäit. Et ma ise kaalusin ära 1 teelusikatäis. Võtame niisuguse keskmise teelusika, keskmise mitte suure kuhi, aga mitte väga väikse, on 6 grammi. 1 teelusikatäis on 6 grammi suhkrut. Ja meil on päevas siis lubatud 4 teelusikatäit. Et see jääb siis enam-vähem veel sinna tervise piiridesse. Aga samal ajal, kui Ameerika südameassotsiatsioon on öelnud, et organismil puudub igasugune füsioloogiline vajadus üldse jookidele või toitudele lisatava suhkru järgi. Ja vaatame kohe natukene neid jooke. Et need on võetud siin Eesti e-poodidest tehtud kokkuvõte. Et siit on niimoodi, et võtame näiteks need maitseveed, sidruni ja laimi maitseline jook, mille sees on siis 4 teelusikatäit suhkrut. Nii, pooleliitrine jook. Ja see, kui me mõtleme selle peale, et mis see tervislik nüüd oli, siis oligi 4 teelusikatäit. Et kui sa võtad maitsevee poest, ka juba sellega sa võid saada kogu päevase maksimaalse normi suhkrut kätte, lisatud suhkrut. Sidrunijook, karboniseeritud, 5 teelusikatäit suhkrut. Kreibi ja sidrunheina, maitseline vitamiinijook, 4 teelusikatäit. Kõik juba on päevane norm. Ja kui me võtame nüüd teised karastusjoogid, Coca-Cola, 9 teelusikatäit pooleliitrises, limonaad traditsiooniline, 8 teelusikatäit. Et siin olid kõik need erinevad limonaadid gaseeritud, olid umbes 8-9 teelusikatäit suhkrut. Ja see juba ületab kõvasti päevase normi. Kui sinna juurde võtta veel mingi maiustus, siis on juba mitme päeva norm. Nii. Ja pärast me vaatame, mida see meie kehas teeb, kui me tarbime nii palju juba pooleliitrise limonaadi. Siis on olemas näiteks, leidsin ka ühe sellise joogi, kus peal oli kirjas suhkruvaba. Seda tuleb veel eriti kontrollida, sest seal sees kohe leidsingi magusainet, süklamaat ja sahariinid, mis on siis sünteetilised suhkrud ja mis on teaduslikult tõestatud, et on tervisele kahjulikud. Ja tuletame ka seda meelde, et ajule ei ole lisatud suhkrut vaja. Et piisab, kui tarbida tervislikku süsivesikut, ehk siis looduslikke suhkrut, mis on juba toitainete sees olemas meile. Nii, ja nüüd on siin selline mul väike joonis. Et kuna keha vajab energia tootmiseks süsivesikut, seda kõik teavad. Nii-öelda öeldakse, et keha vajab, et aju vajab suhkrut, aju suhkrut ei vaja. Aju vajab tervislikku süsivesikut, mille sees on nii-öelda looduslik suhkur. Ja need looduslikud suhkrud siis ongi sellistes toiduainetes nagu täisteraviljad, juurviljad, puuviljad, marjad ja kaunviljad. Ja need on juba siis nii-öelda toitainete loomulikus koostises olemas. Näiteks peedis 6,8 grammi, porgandis 5,4 grammi ja nii edasi, õunas 10,5 grammi. Ja need on siis erinevad suhkrud, nii-öelda tüübid, fruktoos, glükoos, saharoos, piimas on laktoos, mis on seal kõik koos erinevates vahekordades. Nii-öelda juba siis toitudes olemas ja sellest piisab. Meie organismil ei ole vaja enam sinna lusikaga valget suhkrut lisada.
et me ei saa sellest midagi positiivset enam juurde. Siit joonise pealt me näemegi seda, et kui me nüüd tarbime neid tervislikke süsivesikuid, siis see jääb siia nende kahe rohelise joone vahele. Siin on nagu tervislik toitumine ja sellega on siis veresuhkur meil tasakaalus, see sinine joon. Sellepärast, et need terviktoidus olevad süsivesikud aitavad seda, et see glükoos vabaneb nii-öelda aeglaselt ja veresuhkur ei tõuse lakke ja ei hakka hüppama. Nüüd aga me näeme seda, et kui me tarbime ebatervislikke süsivesikuid, need on siis, ütleme, rafineeritud teraviljatooted. Vaatame seda kollast joont. Me saame glükoosi ikkagi juba liiga palju, nii et see tõuseb siit rohelisest ülesse ja samal ajal langeb ta jälle juba kiiremini alla, kui ta oleks nagu tavalise toitumise, sellise tervisliku toitumise korral jätkub sellest glükoosist kauemaks ja see on stabiilne. Nii rafineeritud teravilja puhul tõuseb ta üles ja ta langeb ja veresuhkur langeb kiiremini alla ja meil tekib jälle see nälg. Nii. Mis on veel ebatervislik süsivesik? Maiustused igasugused, snickersid, saiakesed, magusad joogid, limonaadid, Coca-Cola, puuviljasiirupid, pagaritooted, magustatud piimatooted. Et vaatame seda punast joont, et me sööme. Näiteks me lähme kinno, mida siis meie lapsed võtavad sealt või me ise? Võtame friikartuleid, võtame ühe pudeli limonaadi, siis võtame veel näiteks popcorni. Nii. Siis tõuseb see veresuhkur, me sööme ära, ta tõuseb järsku ülesse. Ja ta langeb kolinal kiiresti alla 30–60 minuti pärast. Ja esiteks tekitab see seda, et me satume sinna nõiaringi. Me tahame kohe varsti jälle, kuna veresuhkur läheb alla, kõht läheb tühjaks, me tahame jälle uut nii-öelda kogust, mingisugust toitu või energiat. Ja see on nüüd seotud ka siis meie tervisega. Et sellest erinevast toidust imendub siis verre glükoos, meie veresuhkrutase tõuseb, nagu ma juba ütlesin. Ja siis hakkab meie pankreas eritama hormooni insuliin. Ja insuliin on selline tegelane, kes siis aitab sellel glükoosil verest rakkudesse jõuda, et seda saaks energia tootmiseks kasutada. Nii. Aga kui nüüd toiduga tuleb seda glükoosi kogu aeg liiga palju, mis on juba sellise ühe kinos käigu korra või ühe nii-öelda pannkookidest koosneva hommikusöögi puhul, siis on niimoodi, et osa sellest glükoosist pannakse tallele, mis üle jääb. Talletatakse ära glükogeenina. Ja liigne glükoos nüüd, mida siis ei salvestata nii-öelda varudeks, kohe muudetakse rasvarakkudeks ja siin on see seos ülekaaluga. Et kaalulangetuse puhul on meil ka nüüd esimene asi, et me peame jälgima oma suhkrutarbimist. Tuleb hoolitseda selle eest, et see liigne glükoos veres meile liiga ei tee. Selleks tuleb see veresuhkrutase tasakaalus hoida, mis tähendab, et see peab olema siin kahe rohelise katkendliku joone vahel ja seda me saame hoida ainult tervisliku toiduga, milles ei ole kiireid süsivesikuid, ebatervislikku toitu. Nii. Ja mida veel ma tahan öelda, et kui me sööme iga päev sellise suurema koguse magusat, millega siis keha ei suuda toime tulla, siis me kurname oma veresuhkru tasakaalu eest vastutava mehhanismi üle ja ühel hetkel ei suuda organism enam selle tasakaalu säilitamisega hakkama saada. Ja seda liigset glükoosi veres siis keha nagu saab sellega hakkama nii, et ta kogu aeg toodab järjest rohkem seda insuliini rohkem ja lõpuks siis võib tekkida insuliiniresistentsus. Nii. Nüüd see glükoos ei pääse enam verest rakkudesse ja veresuhkrutase jälle tõuseb ja tõuseb. Ja kui see mehhanism kogu aeg töötab kiiremini, siis üks päev lihtsalt võib juhtuda see plõks ja keha ei tule enam selle kasvanud koormusega toime. Ja selle tagajärjeks on siis võib-olla teise tüübi diabeet. Kõikidel nendel, kellel on insuliiniresistentsus, ei pruugi tekkida diabeeti,
kuid see seisund on ka mitmete teiste krooniliste haiguste riskifaktoriks. Et see on see põhjus, miks me peame täna teadlikult seda suhkru tarbimist kontrollima, et me oleksime ka 20-30 aasta pärast terved. Nii, vaatame nüüd natukene vahepeal. Siin mul on pandud veel, et näiteks ära söö hommikusöögiks magustoitu, hommikuhelbed või müslipiimaga. Nii, enamus poes olevatest hommikuhelvestest ja müslidest sisaldab 100 grammi kohta 24,5 grammi umbes suhkrut. See on 4 teelusikatäit, see on kogu päeva maksimaalne kogus täiskasvanule. Aga hommikuhelbeid ja müslid söövad ju ka lapsed piimaga. Nendel on see ületab juba päevase koguse. Näiteks suhkruga keedetud pudermoosiga söö hoopis täisterahelvestest keedetud putru marjade, pähklite ja seemnetega. Teiseks veel süsivesik ja valk ühes eines tasakaalustavad veresuhkrutaset. Näiteks pannkooktaigna sisse ei ole vaja panna suhkrut, sellepärast et pannkookide peale nagunii pannakse juba mingit magusat moosi või mett ja suu nagunii enam ei tunne seda, kas seal taigna sees on suhkrut, sest pealepandav magus juba annab selle piisava magusa koguse kätte. Et võib teha täpselt pannkooke näiteks täisterajahudest, erinevatest jahudest, ilma lisatud suhkruta, suure koguse marjadega. Et magustajaks võib kasutada banaani. Näiteks kõik need toidud, et röstsai, croissant, kohuke, magustatud poemahl. Need on kõik magustoidud. Neid tarbides keha jääb aga toitainete puudusesse. Samal ajal veresuhkur tõuseb. No ettevaatlik peaks kindlasti olema erinevaid tervisepatoone ostes, et kuna seal on hästi palju selles mõttes suhkrut sees, et seal on näiteks lisatud suhkrut, milles mõnedes on see suhkrutase on umbes 20-50 grammi, siis 100 grammise toote kohta ja ole teadlik ka toorbatoonidest. Need on küll tervislikud, aga need tõstavad veresuhkrut väga kiiresti, sellepärast, et nende koostises on palju kuivatatud puuvilju, mis on hästi kõrge glükeemilise koormusega, näiteks tatlid, indiapähklid, rosinad. Et pool batooni tavaliselt, tervisebatooni on kasulik süüa. Kui me vaatame pagaritooteid, et siin on nagu asi päris hull. 100 grammis tootes võtame 1 kaneelirull, 12,1 grammi suhkrut, rummisai, 18 grammi suhkrut. Nii, võtame sõõrik, 23 grammi suhkrut, siis on need koogid, mis poes müüakse. 100 grammi kohta meekook, 24 grammi suhkrut. Siin allpool on väike roheline kast, et meil oli niimoodi, et 1 teelusikatäis on 6 grammi. Et me saame juba üle oma päevase normi seda suhkrut kätte. Ja siit võibki järeldada, et isegi 1 kaneelirull poest ostes ei ole tervislik, et pigem siis soovitan ise küpsetada. Et seal saab täpselt jälgida, palju sa või kas üldse seda suhkrut on ju kasutad. Lisaks on nüüd see, et nagu ma alguses rääkisin, ühed on need lisatud suhkruga toidud, igasugused maiustused ja muud, aga me peame arvestama ka sellega, et need looduslikult magusad toiduained ja nende hulgas on nüüd neid, millega ei tasu liialdada või tasub lihtsalt tähele panna. Näiteks värskelt pressitud apelsinimahl. Et kui sul 1 apelsin annab juba piisavalt sellist suhkrukogust ja energiakoguse kätte 1 söögikorraks, siis pressitud apelsinimahlas seal sees on ju umbes 3-4 apelsini, oleneb apelsini suurusest ja see on juba liig. Õunamahl, 2 väikest või sükest keskmist õuna annavad sulle vajaliku suhkru 1 toidukorraks, aga õunamahl on ju jällegi kokku pressitud
ja ta on liiga magus, et kui seda pidevalt juua, et pigem siis veega lahjendada. Siis on viinamarjad. 18 viinamarja annavad sulle sellise koguse, mida võiks süüa ühel toidukorral. Kartul on järgmine. Et üks keskmine keedukartul üheks toidukorraks on piisav. Üle selle läheb juba paljuks, et praegu puhul võikski olla taldrikul üks kartul ja ülejäänud võiksid olla teised köögiviljad. Kartulipuder on eriti selline veresuhkru tõstja, kuna seal on jälle see kartuli mass on niimoodi kokku surutud. Ja kuivatatud puuviljad on järgmine või viimane nimetus mul siin slaidil, et juba 2 tatlit on üheks toidukorraks piisav, et rohkem ei ole mõtet. Süüa siis läheb juba see kehale liiale. Aga kõikide inimeste kehad on ka erinevad ja seda niimoodi täpselt joonlauaga muidugi ei hakka mõõtma. Veel, mis siis tähele panna? Kus veel võib olla suhkrut? Ikkagi väljas söömise puhul tuleb seda tähele panna, sest suhkrut pannakse täna suppidesse, praadidesse, kastmetesse, grilllihale. Kes on juba harjutanud ennast vähema suhkruga, see tunneb selle väljas süües ära, et need grilllihad, kastmed, supid, kui nad on magusad. Vaatame natukene ka kommipoes ringi. Kummikommid, karukummikommid, 100 grammis 7,6 teelusikatäit. Et laps võtab ju ikka terve pakitäie komme korraga ja saab sellest enda mitme päeva lubatud suhkrukoguse kätte. Karamell, barbariss, kõik on siis nüüd 100 grammi kohta siin, 11 teelusikatäit. Hästi palju on suhkrut ka igasugustes šokolaadides. Sellised trašeed olid poest puuvili omad hästi populaarsed. Siis 15 teelusikatäit, kus oli isegi 89,8 grammi 100 grammis suhkrut. Et jälgige poes neid silte, et mida te ostate. Te ostate lapsele kommi, ärge võtke seda, kus on põhimõtteliselt 100% suhkrut, et asi on tehtud suhkrust. Et hästi tähtis on jälgida silte, lugeda tagant. Et otsige neid, kus on vähem suhkrut sees ja lapsed tahavad kommi. Me ei saa tänases maailmas loomulikult teha sellist reeglit kodus, et nüüd on 0 magusat, aga täna on poes juba päris palju valikut ja me saame teadlikult otsustada ja valida, mida me ostame. Igasugused magustatud piimatooted, ühes kohukeses keskmiselt 4,5 teelusikatäit. Et ei ole mõtet osta kohukesi suurte pakkidena koju, et see on liiga magus. Et ostke parem maitsestamata kohupiima. Harjutage, pange ise vähem suhkrut, pange marju. Tehke ise seda kohupiima segu kodus. Jogurtijoogid. Eriti kui veel antakse väikestele beebidele lutipudelist, et see on hammastele täiesti uskumatult kahjulik. Siin on siis ühed hommikusöögi elbed, ka 100 grammis 4 teelusikatäit, sellest me varem rääkisime, kiirpudrud väikestes pakkides 5 teelusikatäit suhkrut. Siin üks müsli, 4 teelusikatäit. Et jälgige silte. Et kui teil tuleb juba igal toidu korral 3 korda päevas midagi magusat, lisaks magusat sisse, siis see on liiga palju meie kehal. Nüüd on veel üks asi, mis on seotud, ütleme, suhkru tarbimisega. Võib-olla olete kuulnud metaboolne sündroom, et see on selline diagnoos, mille arst paneb, kui on sellise rühm riskifaktoreid inimestel, et mis on seotud siis kõrge vererõhu, insuliiniresistentsuse, kõrge triiglütseriidide tasemega ja nii edasi. Aga see põhiline, mis me näeme selle inimese puhul, on see, et tal on see suur kõht ees ja tal on keha seal niimoodi organite ümber on rasva tekkinud. Et see on nüüd hästi ohtlik asi ja see on asi, mida tähele panna. See tähendab, et see inimene, kellel on see suur kõht, peab kindlasti hakkama jälgima kohe oma suhkru tarbimist. Et see on nüüd otseselt seotud teist tüüpi diabeedi
südamehaiguste ja muude probleemidega, see metaboolne sündroom. Ja siis ongi veel välja toodud, et see insuliiniresistentsus on nii-öelda eeldus või on seotud, eks ole, ka selle metaboolse sündroomiga. Ja see omakorda siis see teist tüüpi diabeedi ja teise haigustega, mis on siis mis teeb sellest metaboolsest sündroomist siis ühe maailma suurima, see on üks maailma suurimaid terviseprobleeme. Et see inimene peab hakkama ennast nüüd kohe jälgima. Vaatame veel, kus on suhkrut. Vaatasin poes läbi nätsud, mis on ju meie laste lemmikud ja enamus nätse kahjuks sisaldavad sünteetilisi suhkruid. Et siin on nad kirjas, ksülitool. Ksülitool on tegelikult selline sõbralik, aga ütleme aspartam, atsesulfaam, kaalium, nad on nagu niimoodi erinevalt seal atsesulfaam ka, suklaroos, isomaltoos, sorbitool. Et jälgige neid silte, et need on nüüd sünteetilised suhkrud, mis on inimese tervisele kahjulikud. Tuleb olla ettevaatlik apteegis. See oli minu jaoks ikkagi ka täielik üllatus, sest et olen minagi ostnud omale koju kurgupastille talvel, köhasiirupeid ja enamus nendest tuli välja sisaldavad sünteetilisi suhkruid. Et siis ühest küljest ma justkui tahan ennast ravida, aga kui on seal sees sünteetilised suhkrud, mis kahjustavad minu närvisüsteemi ja siis kus on see tervisekasu? Et jälgige silte, et on ka ilma sünteetiliste suhkruteta erinevaid abilisi apteegis. Ja kuidas siis üldse süüa? Et jälgi lihtsalt, mida sa lauale paned ja mida sa oma lastele annad. Ja need muutused ei tule kindlasti üleöö, et räägi nendest, uuri, loe ise internetist, tõsta enda ja oma lähedaste siis teadlikkust. Ja sest see tervis on kõige olulisem. Ja ongi nii-öelda need kiired süsivesikud, millest me rääkisime, mis tõstavad seda veresuhkrut kiiresti, panevad veresuhkru kõikuma üles-alla. Ja siis on need tervislikud süsivesikud, terviktoidud, täisteratooted, köögiviljad, marjad, vähemagusad puuviljad, et mis hoiaksid selle veresuhkru seal, nagu slaidi peal oli, selle kahe rohelise joone vahel. Et see suhkru teema on hästi huvitav ja täna meil on nii palju suhkrut igal pool, et me peame õppima lihtsalt uuesti, kuidas nende suhkrulaadungite vahel ellu jääda. Aga suur tänu kuulamast ja juba siis järgmine nädal meil on jälle siin uus loeng ja minu kohta leiate siis infot Toitumisteraapia Keskuse kodulehelt ja kena kevadet!